On teine päev Iisraelis ja kui kõik hästi läheb, siis me sõidame Jeruusalemma täna. Aga kuna on sabat, siis juudid tööd ei tee, ehk siis nad ei lülita isegi enda lampe põlema, need juba põlevad ja nad ei kärista vetsupaberit, sest et see on juba ette käristatud. Ja kõik, mis puudutab tööd, nemad täna ei tee. Oleme jõudnud Tel Avivi bussijaama. See on sellises väga imelikus linnaosas. Me saime bussi peale ja nüüd me peame ootama, et buss tuleks inimesi täis. Siis me hakkame sõitma. Me oleme Jeruusalemmas ja me sõitsime bussiga kõigest kohast mööda, nii et me peame mäest üles minema mingi kilomeetri. Täna on sabat. See tähendab, et kõik asjad, mis on seotud kas või mõne juudigagi, on suletud. Ja me lähme siis vaatame neid suletud pohute. Me tulime vanalinna, mis siin on avatud poed. Hakkame shoppama. Sain esimese kingituse. Sama värvi kui juuksed. Ja poemüüjale väga meeldisid mu juuksed, mu kaelakee, see, et me oleme Eestist, see, et mul on poiss, see, et Karlil ei ole tüdrukut. Talle meeldis kõik väga. No kahjuks me ei ostnud midagi. Kahjuks me ei ostnud midagi. Hakkame käima mööda Via Dolorosat, mis oli Jeesuse viimane käik siis Jeruusalemmas. Praegu oleme esimese punkti lähistel, kus Jeesus Kristus mõisteti surma ja teekond koosneb 14 punktist, mida me siis hakkame vaatama. Oleme siis jõudnud kohta, kus Jeesus võttis risti selga ning hakkas liikuma enda hukkamispaia poole. Jeesuse viimane teekond oli väga raske ning seetõttu ta kukkus selle väikse kabeli ees siin ning hakkas siis edasi minema ja siin samas kohtas ta ka enda ema Maarjat ja see marmorist kuju seal näitabki, kuidas Maarja oli väga kurb enda poega surma minemas näes. Siin määrati Jeesusele appi Küranas ja Siimen Rooma sõdurite poolt, kes pidi aitama Jeesusel risti kanda. Siin tuli Jeesuse juurde Veronika ning pühkis talt higi ja vere ära ning Veronika taskurätile ilmus seejärel Jeesuse nägu. Vaatamata raskele teekonnale õnnistas Jeesus siin kohas
Jeruusalemma naisi. Viimased 3 punkti on siis need, kuidas Jeesusel riided seljast rebiti ning ta risti löödi ja samuti seal ta siis suri. Tulime siis Golgata mäele, kus Jeesus risti löödi. Esimese asjana, kui kirikuksest sisse tulete, näete Viimse võidmise kivi. Korras seisavad inimesed, kes tahavad pääseda sisse sellesse kambrisse, kus asub kivi, mille pealt usutakse, et Jeesus üles tõusis. Me jälle tabasime kõige paremat hetke, kui ei ole üldse järjekorda, nii et nüüd me lähme nutumüüri äärde. Wailing. Nii, käisime nutumüüri juures ära. Saime soovida seal. Müür oli täis paberi peale kirjutatud soove ja saime siis ka sinna enda soovid pista. Mida me sööme küll? Sööme falafelle. Kommenteeri, kas on parem falafel kui eile? Ma tunnen maitset rohkem, seepärast, et mul ei ole mingi, ma ei tea, mingi kilo seda tšillipipert sinna topid. Me peame päiksega võidu kõndima praegu. Me läheme mäest üles, ta läheb mäest alla. Väga palju politseinikke. Me kuulsime mingeid imelikke pauke enne. Ja nüüd meid ei lasta Vanalinna väravast sisse, midagi on kindlasti teoksil. Ja nad ise ütlesid, et nad kontrollivad midagi, aga nad ei täpsustanud mida. Ei saa kuskilt linna sisse. Igal pool on aiad, mis jääme siia õiseks. Rääkisime vahepeal ühe politseinikuga. Ta ütles, et eile oli terrorirünnak ja sellepärast nad valvavad seda linna siin hästi tihedalt. Aga ilmselgelt täna juhtus ka midagi, sest me kuulsime laske ja meile öeldi, et nad uurivad. Ja meist kihutas just mööda ambulants.